Tere pühapäeva, ma ei teagi, lõunat vist juba, mu puhtapesu hunnik. Just rudult võtsin ära kuivamast mingi 2-3 masinat. Panin uued masinad ja uue masina käima, pärast panen veel. Ja hakkasin koristama, vahetasin voodipesud ja värki ja tüdrukutel vahetasin juba uuel nädalal ja või noh, nädala lõpus, eelmisel nädalal uuel. Ja praegu vahetasin meil ja teen meie riidekapi ruttu korda, sest see on nagu midagi väga piinlikku. Ja siis lappan puhta pesu kokku ja üldse koristan ja toimetan. Nooraga siin mängib ja sööb ja oota kallis. Ja sõbranna pere just läks ära, või noh, sõbranna ja ta laps. Nii et ja me lähme varsti ka õue. Nii et siis mõtlesin, et enne ma annan natuke miskit teada, aga nüüd teeme kapi korda ja lappame puhta pesu kokku. Ja siis vaatame edasi, mis me jõuame teha. No vaatame, lähme praegult, seal tuleb kohe päike. Nii, me lähme ka õue siis. Me ei jõudnudki kõike korda teha paremale. Ja lähme nüüd siis Nooraga Männiparki. Lubasin ta tõuksiga tee äärde. Ja saame kohe sõbranna ja ta lapsega ka kokku, nii et me vaatame, mis seal Männipargis siis toimub ja siis pärast koju tagasi. No keera siis. Läks batuudile hüppama nendele, mis seal. Ämblikud ei tee õiget. Ei teegi. Aga välja siis peksan selle ukse katki. Nii küll ei ole ilus rääkida. Opsti. Oota, ei Noora, keskend. Nii, tere õhtust. Kõik pereke on jälle kodus tagasi ja me just sööme või no lapsed söövad. Poodi ma ei jõudnud, väga midagi teha neile polnud, kapp on nagu nii tühi. Nii et, aga nad tahtsid nuudleid, siis nii et ma tein nuudleid mul oli veel natukene alles. Ja siis mul oli pool pakki võimalik teha neile või noh, mõned muffinid ka mingi 10. Nii et siis tegime muffineid ka nii šokolaadi kui marja omasi nagu ikka. Need saavadki kohe siin valmis. Nii, oi. Ja siis söövad need ka ära ja siis hakkame pesus käima ja ma siin üritan koristada ja panin pesu kuivama ja uue masina käima. Kell on 6 läbi, veerand 7 ja Hinnu läks mängule trenni. Ja siis vaatame jooksvalt, kuidas ja mis kell kes magama läheb. Ai, Saskia. Vaatame. Tere õhtust, kell on mingi 9. Me käisime veel lastega ja Noora panime sõbranna ja tema vanematega mängukal Männipargis. Olime mingi 1,5 tundi veel õhtul seal. Nüüd jõudsime just koju, kell on 9 läbi õigemini. Ja tüdrukud läksid vanni ära. Ma tulin teiliga siis pissule ja siis lähen panen nad ka tuttpea. Mul on vaja üks masin pesu panna kuivama.
nii et jaa. Tere lõunast või no tegelikult juba hakkab varsti lõunal läbi, kell on 3:30. Kohe annan sulle mämm ja ma ei ole väga jälle siin rääkinud midagi, aga Saskia, amsu. Amsu. Aga midagi erilist ei olegi toimunud praegu ka. Saskia sööb. Tegin just, issand, vaadake, kui sassis mu juuksed on. Pole korralikult kamminud ega midagi nendega. Ja nii kaua on jälle pesemata ka. Aga issand, midagi peegeldab ka veel. Väga-väga hästi läheb see algus jälle siin. Ja kohe saad veel. Väga raske on rääkida, kui keegi nõuab kogu aeg midagi. Igatahes midagi erilist ei olegi toimunud. Ma siin koristan. Võtsin siukse suurema koristuse veitsa ette. Või noh, siit ei ole näha, et asjad veits on laiemad kõike. Hakkasin garderoobi kappi koristama koridoris. Mul olid nii palju jalanõusi, mis on tüdrukutele väikeks jäänud, mis on nii-öelda sügisjalanõud, millega praegult isegi kui on külmem, on juba veits too much jalga panna. Panen need ära. Siis kõik mingi kummikombed, mis on voodriga, ma ei tea, soojemad vestid, asjad, noh, ma ei tea. Enda mingid soojemad joped, asjad, millega ma tean, et ma nagu kindlasti ei käi, et ka ruumi juurde kappi saada. Ja mämm, tahad ka tulla siia või? Panen ära, siis saab ruumi juurde. Tšau! Tšau, tee tšau-tšau! Teeme tšau-tšau! Tšau-tšau! Tupli! Tee plaksu-plaksu! Tupli! Ta jõi ja mängis veega. Nii et sellepärast siuke on. Issand, kuidas mida eilebes miski peegeldab. Nii, emme annab sulle. Aga jaa, nii et ma võtsin selle praegult ette. Proovin siin sellega kuidagi miskit ühele poole saada, kuigi kell on ülipalju. Panin just... emme ühe kolli võtab, okei. Mis ma tahtsin öelda? Panin just 2-3 masinatäit pesu jälle kokku. Ma siin iga päev praegult pesen mingi 2-3 masinatäit. Sest noh, suvi, riideid kulub. Ja siis nüüd ongi, et üks masin praegult peseb, siis panen selle kuivama, siis panen järgmise pesema. Ja siis õhtul panen selle kuivama. Aga tegingi praegult ploffi. On ju, Saskile maitseb. Kas Saskile maitseb? Teeme mämm. Aitäh! Hakkab kõht täis saama, sa oled pool juba ära söönud. Ja siis pärast, kui hinne tuleb, ma loodan, et ma saan toad enam-vähem selleks ajaks. Siis ma pean ühe paki viima posti. Ja nii häirib, et sul see koll siin on. Ja siis lähme tüdrukutele järgi. Ja siis lähme otse kuskile. See on mämm kana. Liiga suur tükk või? Lähme mängukale, kuni siis Heinu ühel hetkel peab trenni minema. Mis on? Mis on? Et mis siin muud erilist ikka. Ja homme hommikul mul on töötukassa kõne ja peale seda ma lähen jooksuri. Ma lasen lõigata ja siis värvida. Ikka olen blond nagu ikka. No, enda moodi. Aga lihtsalt värskendame natuke seda värvi. Ei sobi või? Mis see oli? Mis see? Ei, ma ei taha, mis see oli? Ei, ära tee. Kas tahad maha minna või? Jaa. Aitäh. Tubli, aitäh, kõht on täis. Jee, kõht on täis. Nii. Nii, et teeme su suu ka siis puhtaks. Nii, palun, aitäh, et sa minuga täis lagastasid. Nii, musu. Musu. Nii, ei mängi sellega. Palun, mine vaata, kus juua saab. Mine vaata, kus juua saab. Kaka oled ka teinud. No nii, tore. Siinkohal me siis lõpetame, sest ma pean minema kakat vahetama. Vaara tahab kindlasti sinna ka minna.
Kuhu? Sinna taha. Seal taga on see seiklusrada. Oo! Emma, teine on veel. Jaa. Lähmänä. Jaa, näe, patten siin all. Vaata, vaata Noora, lendad sinna sulpsti pea ees sisse. Lähme edasi. Seal ei ole... näe, üks ujub. Taga. Tää mingi... Nii, tere kõigile. Ma jõudsin ka siia juuksuri juurde või no mulle veits eemal, ma tulin, otsisin esimese pingi, tulin istuma, käisin ostsin oma ühe šokolaadi ja siis ma olen näinud, et Vichyl on mingid vitamiinijoogid, võtsin Tropicali prooviks, igastahes söön joon ruttu natukene ja siis lähen juuksurist, mul vist mingi 10 minti on aega. Vot, ja pärast näitan siis, millised need juuksed on. Nii, ma kõnnin kodu poole. Kui te küsite, kas ma olen rahul, siis no ma olen ikka rohkem kui rahul. Nagu ma poleks ausalt öeldes, kui ma sinna läksin, siis ma ei osanud väga midagi arvata, ma ei või skeptiline, aga see töö, ma nagu tänasin teda nii palju, ma olin lihtsalt mingi oh my god. See on nagu nii ilus. See värv ja kõik, nagu ma sain siukse heleda, nagu ma tahtsin. Ja me võtsime mingi 5 senti maha. Aga ta ütles, et mul on väga ilusad, pikad, paksud juuksed. Küsis ka kaua ma neid juukseid kuivatan kodus või föönitan. Ma ütlesin, et ma ei föönitagi, mul ei ole siukest aega. Et see võtab nii kaua aega, et mul lihtsalt pole seda aega. Nii et ja ma ei ka rahul, aga ma näitan kodus päris nagu valguse käes ka. Ägedad mingi mängu neid kohti. Siit järjest hakkab siis, kui ma läksin sinna ilumessile esinema, rattaga sõitsin mööda äärt, vaatasin. Eriti seal Pirita tee alguses on mega äge. Me käisime siin Saskale just riideid ostmas. Sest ma ei tea, mis talle ei sobinud või palavusest või mis iganes või sõi üle ennast enne kodus või mis iganes. Siis just ennem autos roopis ennast täiesti täis, nagu paksult kõik oli täis, nagu ülisuuri tükke ja nagu väga rõve. Tere tool on ka täis, nüüd ta istub seal teises toolis, mitte oma toolis, sest see on kõik oksene. Ja siis ma käisin talle ostmas uusi riideid, sest et ta ei peaks olema nagu mingi okseste riietega. Ja nüüd lähme toome suured tüdrukud lasteaiast ära ja siis ma ei teagi, vaatame, kas lähme koju või lähme mängukale kohe. Loora, seisa korra. Mis sa said endale? Uued kingad või? Ja uued. Näita. Lähme siis. Seda närisin. Tere õhtust. Issand, küllus. Mõtlesin, et tulen räägin veits juttu. Kell on mingi veerand 12, ma arvan. Me just täitsime mu opi paberid ära ja allkirjastasime. Ja maksime ette maksu ehk bronimistasu ära. Ja ma käisin sõbrannaga siin poes värki pärast seda, kui ma olin Nooraga ära käinud ja siis käisime jutustasime. Ja nüüd tulin teiliga õue ja jalutame siin majade vahel. Ja siis tulin praegu trepist alla ja siis oli midagi nii rõvedat, et mõtlesin, kas ma räägin sellest siin või mitte, aga
ma kannan kogu aeg, nii kui ma ärkan iga päev, ühte Lindexi korrigeerivat kõhuosa, mis korrigeerib kuni rinded alla välja, siukest ülitrimmivat pesu selle naha pärast, mis mul on see üleliigne. Ja siis praegult võtsin selle ära, sest see on nagu ikkagi suhteliselt ahistav, aga ta ikkagi hoiab nagu ilusti. Ja siis tulin trepist alla ja siis tunned, kuidas lihtsalt mingi nahk käib üles alla. Cool story on ju. Väga äge jutt, Käti, väga äge. Aga mõtlesin, et jagan teiega siukest toredat, et miks ma üldse sinna opile siis lähengi sellepärast, et mul on seda nahka nagu tõesti väga palju. Et ma arvan, et kui ma olen isegi Hennule pilti teinud ja näidanud, et kui ma istun näiteks ja mul ei ole seda korsetti seljas, siis nagu päris põlvedeni see nahk nagu kotina ei ulatu, aga nagu poole reieni küll, see on nagu, seda on tõesti väga palju. Et ma ei lähe nagu, ma uurisin nagu oma sellelt arstilt ka, et mis lõikab, et siis kas mul oleks vaja teha kõhule nagu kuskile rasvaimu ja värki ka. Ta ütles, et ma olen nagu väga hea kõhus, et ta teeks ainult külgedele, kuna külgedelt nahka ei võeta ja et saaks selle maksimaalse tulemuse, et jääks nagu korralikult ilus ja värki. Et seda ta soovitab kõigile, aga mitte kuskilt mujalt ta ei soovitaks siis nii-öelda mulle mingit rasvaimu või midagi teha, et mul on kõht nagu väga ilus muidu, et ongi lihtsalt see üleliigne nahk. Nii et ja siis ma mõtlesin, ma räägin teile, et kui äge on, kui pole seda korrigeerivat pesu, siis kohe tunned, kuidas kõik loksub. Tere hommikust. Ma tulin just küüntest, tegin uued küüned ja nüüd lähen siis ämma juurde, kus on Saskia. Ja ma tegin siuksed küüned. Nüüd sädelevad ka ja kivid ja nii et ja siuksed veits suvisemad neonid, kena tuul. Ja nüüd siis jah, Saskiale järgi ja siis vaatame edasi, mis me teeme. Tere! Teeme uuesti. Aga ma kõnnin koju Mustamäelt. Käisin poes, ostsin endale mütsi. Ja kõnnin koju ja loodaks, et Saskia jääb magama, aga ta pole üldse seda nagu, et ta magama jääb. Kuigi ta ei ole täna kordagi maganud. Kell saab 1:15, ta ärkas kell 7. Raudselt jääb siis kodus voodis või täpselt enne kodu, aga ma tahaks, et ta praegult juba jääks. Aga eks näis. Mis te arvate, kas see nunnu jäi magama? Jäi küll. Sassu. Kuku. Kohe annan, mis viskasid sellest siis? Saskia magas ainult mingi 15-20 minti ja ärkas ülesse. Ju on liiga palav, et magada siin õues. Jõuangi kohe koju, käisin, võtsin talle tee pealt mingit sööki. Siin on mingid kodused toidud, mingi resto, grüne. Võtsin sealt mingisse kaasa talle söögi ja siis sööb ja proovin kodus uuesti magama panna. Nii, ma jõudsin ka koju. Saskiaga sõisin ja panin ta voodis, tegin talle piima ka, loodan, et ta jääb magama, sest ta magas nii vähe. Kell on kohe 2 ja ma pärast pean ära käima. Nii et ma nüüd hakkangi siis, ma loodan, et jääb magama ja ma saan koristada. Nii et mul oleks vaja kodu korda teha, sest see on täielik segadus. Pole mitu päeva jõudnud nagu Pelle korralikult kõike nagu korda saada, alati on mingi tuba jäänud lõpuks ikka sassi, sest me oleme õhtul nii kaua õues ja kõike. Et ja nii et ma tahaks jõuda täna kõik toad lõpuks korda korralikult, mitte ainult niimoodi, et mingi 2 tuba jõuan korda teha, 1 jääb korda tegemata. Ja ma ei teagi, mis me õhtul teeme, sest Hinnu läheb trenni. Ja ma ei tea, me läheme vist lastega äkki mängukale kuskile, kui me jõuame. Vaatame, kuidas nende tujud ka on lasteaiast tulles. Ja
ja ega midagi väga erilist polegi. Ma näitan, ma sain endale uued sõrmused. Üks siis on see südametega, see on abielu sõrmuse ees ja teine on siis hõbesõrmused. Cold Time'is on hetkel magistralikeskuses, nad avasid uue selle poe seal. Neil oli ennem ka, aga nad nagu said suurema pinna peale ja siis on uus pood seal selle pagari poiste kõrval vist oli kohe ja -20 kõik kogu valik. Ja kuna ma kannan üldiselt ainult hõbedast, ma tegin ainult erandi siis meie abielu sõrmusega, kus on mõlemad, siis ja mul oli siia ette vaja midagi, sest mul on see abielu sõrmus nagu mega suur. Ma olen, siit ei ole näha. Ma olen seda korra niimoodi juba kaotanud ära, et tegin sassule hoogu, lükkasin nagu kiike ja siis lükkasin abielu sõrmuse liiva sisse. See lihtsalt kukkus ära, sest jah, sel hetkel, kui me abiellusime, siis ma olin natuke suurem. Aga jah, nii et siis ma ostsin selle ja siis ma kohe teist ei ostnud, kuigi ma tahtsin rohkem saada seda, aga see oli liiga suur siia näppu. Nii et siis ma kohe ei ostnud, aga siis ma rääkisin Hennule, et seal on ja ma olin juba poole tee peal, et ma tahaks ikka ära osta ja siis ta käis ostis ise ära. Ja nii et jah, nüüd ma sain mõlemad siis uued ja mul läks siia abielu sõrmused suurus 15,5. Ma mäletan, kui Hennu mulle kihla sõrmust otsis, siis ta oli ka nii hädas, sest mul läks mingi 16 või oli ka 15,5-16 sõltus sõrmusest. Nagu lihtsalt ei olnud saada üldse. Nagu ma imestasin, et seal Cold Time'is oli nii suur valik 15,5 suurust. Ma pole kuskil näinud nii väikest esiteks, nagu suurte osakonnas üldiselt on laste osakonnas. Ja et see oli väga ilus ja suur valik. Mulle nagu väga meeldisid. Ja siis et sai hea hinnaga ka. Ja nüüd ei kao ära. Ja siis tüdrukutele ostsin mingiseid sokke, paar paari juurde, endal ostsin selle nokamütsi, mis mul vahepeal, ma näitasin ka. Ja siis neile ostsin neile, noorele ostsin ühe särgi, kui ma käisin Saskele ostmas uusi riideid, kui ta ennast täis ropsis. Ja siis ostsin 2 noorele ühe mingi printsessi mingi vihiku, kus on mingi nuputamine ja mingi siuke teema käeline nagu hea. Siis oli nende Disney printsesside oma. Ja siis ostsin talle selle ja siis emmale ostsin mingis lasteraamatu. Nii et ja siis juukseharjad ka ostsin neile. Ühele Elsa oma ja teisele Anna oma vahelduseks. Nii et ja rohkem vist ei ole ostnud siin midagi. Nii et pole mingit erilist hauli teha. Aga jah, nii et ja Saska on imekombel täiesti vait seal. Nii et ta vist äkki jääbki magama. Seega ma pean seda hetke ära kasutama ja hakkama koristama. Nii et tšau praegult. Nii, Saski ennem magama ei jäänud. Ja koristada sain ikka. Ja nüüd mul on põhimõtteliselt 15 minutit aega. Ja mul oleks, või 20 minutit, panin Saski voodisse, lootes, et ta jääb magama. Kas jääb, eks näis. Aga mul oleks vaja see pealne ära sorteerida. Siin on laste puhtad sokid. Ja mul oleks vaja laste tuba korda teha. Ja siis ma oleks nagu päris okkold. Teised toad tegin korda, võtsin tolmud ära ja tõmbasin tolmukaga ära. Aga lihtsalt laste tuba oleks vaja teha korda, aga see on kõige hullem mess. Nii, ma istun jälle siin diivanil. Saska jäi lõpuks magama ja mul on 10 minutit, et hinge tõmmata ja siis ma pean kodust ära minema. Hennu tuleb selleks koju. Ma ei jõudnud riidid kokku lappida ja kappide kallale ja neid sokke paaritada, eks ma teen seda õhtul või homme või miskit. Aga ja ma peaks vahetama kleidi ära, sest nii räme palav on, et nii ei ole viisakas küll kuskile minna. Et ma vahetan kleidi ära ja siis põhimõtteliselt hakkangi minema.
õhtust. Ma olen nii väsinud, et see on jälle lihtsalt košmaarne. Silmad lihtsalt tahavad kinni vajuda. Kell on 3:11 kohe, tüdrukud jäid mingi 11:15 või noh, Emma jäi, Noora jäi veits varem ja Saskia veel varem. Aga Emma jäi kuskil 11:15 magama. Hennuga sõidab kodu poole mängult, nii et ja ma natuke, ma natuke siin koristasin, aga olgem ausad, ega ma ei jaksa praegu tegelikult midagi koristada, nii et üldiselt on suht puhas seis, sest ma ennem kui me õue läksime või noh, mina rattaga ja nemad ka õue, siis ma koristasin ja nüüd, kui me kodus olime õhtul ennem kui Hennu ära läks, siis ma jooksvalt koristasin ka, nii et tegelikult ei ole kõige hullem seis. Aga jaa, ma olen nii läbi tänasest päevast, ma olen vist kodus saanud ainult mingi paar tundi kokku olla päeva peal, nii et ma ootan, millal Hennu koju tuleb, siis ma käin duši all, võtan oma vitamiinid, võtan meengi maha ja lähen magama lihtsalt. Ma arvan, et Hennu läheb käib teiliga, ma arvan, sest ma lihtsalt ei jaksa. Tahan pessu, vitamiinid ja tuttu minna. Ja homme kui ärkan, siis on jälle energiat täis. Siis hakkan jälle tegema asju. Nii et ja mul on plaan, et homme minna Saskiaga randa. Kuna mul on siuke vabam hommikupoolik, mul on see nädal päris palju tegelikult olnud mingiseid käimisi ja tegemisi, küll jooksur, küll küülel. Nii et ja ma ainult haigutan siin. Nii et head ööd teile. Kohe oleme lasteaias. Tere reede lõunat. Käes on reede. Ma näen, et ma olen tõesti vaimustuses. Aga me liigume poodi Saskiaga. Kell on mingi, ma ei teagi, 12 äkki või veits enne. Ja siis lähme randa, Stroomi randa. Saskia, ma ei saa öelda, et esimene rannas käik, aga selle aasta esimene ja nüüd ta saab natuke midagi aru ka. Eelmine aasta ta ainult magas meil selles UV-telgis põhimõtteliselt. Nii et ja ma lähengi ostan ühe pisikese rõnga talle. Ta niisama saab seda näppida, ujutada ja katsuda. Ja siis midagi meile näksida. Ja siis vaatan korra seda mingit rannatekki. Kuigi mul on üks kuskil kodus, aga see on kuskil ja samamoodi rannamänguasjad on meil keldris suur koti täis. Mul on tegelikult mingid olemas, aga ma vaatan, äkki ostan mingi veel. Nii et vaatame, mis ma ostan ja siis lähme randa. Me käisime ka rannas ära. Saskia on kõrus. Ma ei tea, kas ta jääb magama või ei jää. Peale randat oli küll väsinud. Kell on mingi 3:30 ja ma poolteed lähen jala ja siis lähen bussiga, kuna kell nii palju on ja Saskia on suht vässu. Sest ma pean kodus asjad kokku panema, et kui teised maale. Ja ma pean veel pärast rokka minema üksinda. Homseks vaatama, kas ma saan midagi selga või ei. Ja mul on kell 7 sõbrannaga lubatud, et me läheme pikale jalutusele. Nii et ja ma pean käima mingi hetk veel vist toidupoes, et ma saaks midagi õhtuks endale süüa ka teha. Ilm on nagu nii soe. Mul on nii palav, vesi veel ei ole nii soe. Aga ma ei tea, lihtsalt vesi viskas soe alla.
et saaks ujuda. Nüüd Heinul on ka puhkus, nad tulevad pühapäeval arvatavasti tagasi linna ja siis esimesed 3 päeva, kolmapäevani me käime mõlemad kõik päevad nagu rannas. Ja siis lähme maale ära jaanitulele ja siis tuleme jälle pühapäeval tagasi. Kes see on seal? Tere õhtust! Ma tahaks jälle jätkata seda juttu siit, et ma olen nii väsinud. Sest ma olengi täna terve päev ka nii väsinud, et see, kui meil õhtul ütlesin, et homme ärkame ja on kõik hästi, et energiat on, siis ei ole. Ma ei tea, ma olen kuidagi maganud hästi ja tohutult väsinud olen. Ja pere saatsin ära, kell on 7. Käisin Rokas, panin paki teele. Veitsa ostlesin. Ja ma praegult ei viitsi näidata, hiljem näitan, mis ma ostsin. Nii et ja tellisin just oma sööki. Ja varsti söön ära ja siis lubasin, et ma lähen veel, olen tubli. Lähen mingi 2-3 tundi teeme jalutustiiru sõbrannaga. Ma hetkel üldse teha ei viitsi, aga peab. Nii et ja vaatame siis, kes ennast välja ajas. Mina. Ma tegelikult nii väsinud ja mul on kõht nii täis. Aga tore oleks lobiseda ja liikuma peab. Nii et ajasin ennast välja. Vaatame, mis kell ma koju jõuan, kell on 8. Ja kas teil on ka nii kalliks saanud tossa, et need on nagu omadega täiesti läbi. Aga nagu ei rõõtsi ära visata ja tahaks nagu ikka kanda, et nii mugavad. Tellisin vist 2 aastat tagasi kevadel ühed Nike jooksutossud niimoodi. Need olid täiega kallid, mitte täiega kallid, aga nagu ikkagi need olid mingi sott maksid. Ma käisin terve suve nendega, siis olid nii mugavad. Ja siis varba kohta kulus auks sisse ühele jalale. Ja ma käin ikka nendega, sest need on nii mugavad. Mõtlesin, et äkki peaks viima kuskile Kingsepa juurde, et huvitav, kas nad nõeluvad kuidagi korda või teevad vähe selle pealt rõide. Aga ära ma neid küll ei raatsi nagu hästi visata. Mis vastu ei ole midagi just sellepärast, et vanemad on, kes tegelevad lastega. Ma arvan, siis on mõnus, jah. Meil oligi pilti poisiga vaja.
tere varahommikust. Kell on 5:30 ja ma kõnnin koju. Ja ma olen täiesti kaine. Väga tore oli. Ja ma ei teagi nüüd, mida teha, kas minna magama või olla üleval või ma ei tea. Igatahes lähen kõnnin koju. Väga tore jalutuskäik, veits on külm, aga suures pildis on fine. Nii et